Mul on nii hea meel tutvustada sulle ühte väga põnevat maailma, WordPressi maailma, mis ei ole lihtsalt üks tehniline kodulehtede tegemine, vaid palju avaram ja laiem, kui sa oskad arvata. Ja mis kõige tähtsam, see oskus aitab sul luua lisasissetulekut, asukohavaba tööd, pakkuda teenuseid kas või üle kogu maailma või luua erinevaid digitooteid, mis toovad sulle passiivset sissetulekut. Nii et kas oled valmis kaasa mõtlema ja just enda kontekstis, kuidas sina võiksid sellest oskusest kasu saada? Vaatame, kuidas siis teenida raha WordPressi oskusega ja millised oskused on need 2025-2027 kõige nõutumad. Kuidas leida kiiresti oma nišš ja esimesed kliendid, miks mitte juba esimeste päevadega ja milliseid tööriistu taktikaid kasutada, et saaksid vähese ajakuluga teenida siis sadu eurosid. Aga kes olen mina ja miks tasub siis mind praegu siin üldse kuulata? Mina olen Marika ja ma olen ettevõtja, koolitaja ja veebikooli eestvedaja. Minu kogemus on see, et ma olen õpetanud üle 10 000 inimese tegema veebilehti. Nii et minu missioon on tegelikult, võiks öelda lühidalt, aidata inimestel alustada digiteekonda praktiliselt ja kiiresti. Miks just WordPress? WordPress ei ole ainult kodulehtede tegemiseks või e-poodide tegemiseks. Sellega saab teha põnevaid digitooteid, sellega saab teha erinevaid lahendusi ja kujutad ette, et iga teine veebileht, mida sa internetis näed, on tehtud WordPressile. See põhimõtteliselt tähendab, et iga teine ettevõte kogu maailmas kasutab WordPressi. Muidugi päris üks-ühele siin seda statistikat nii võtta ei saa, sest et mõnel ettevõttel võib olla ka, ma ei tea, võib-olla 10 erinevaid veebilehti, aga WordPressi maailm on tohutult suur ja lai ja seda ka põhjendusega, mida me kohe varsti ka hakkame avastama. Näiteks Eestis luuakse iga päev üle 100 uue ettevõtte ja enamus ettevõtted vajavad abi, et internetis paremini müüa. Kõike seda saab WordPressi oskusega teha. Tööturg on tegelikult muutumas. Mikroettevõtlus on kasvamas, vajatakse valmis lahendusi. Nüüd ei ole enam ebatavaline see, et sa käid palgatööl, sul on võib-olla endal mingi lisaettevõte veel, kus sa oma teenust pakud ja kolmandaks on sul ka oma ettevõte, mille alt sa võid luua endale erinevaid passiivseid rahavoogusid või siis lisasissetulekut. Mis iganes valdkonnas sa digitoodet luua tahad, siis WordPress on see oskus, mille abil sa seda teha saad. Digitooted võivadki olla näiteks erinevad tööriistad, valmis lahendused, need võivad olla ka pluginad, need võivad olla valmis kujundused, mida sa paned Etsisse või kuskile keskkonda üles, need võivad olla ka e-raamatud. Nii digitoodete loomise puhul kui ka digitoodete müümise puhul aitab sind WordPress väga palju edasi. Kuna WordPressi maailmas on enamus faile või kõik failid ongi imporditavad, eksporditavad, siis üks äge mõte, mida sa saad teha, on, et lood valmis mingi valmis lahenduse. Näiteks kursuse loojatele. Siin on nüüd platvorm, mis on kursuse loojatele väga paindlik platvorm koos selliste baasfunktsionaalsustega, niimoodi, et inimene saab siis sisestada siia oma kursuseid, ta saab neid müüa läbi e-poe lahenduse ja inimesed saavad logida tema lehele sisse ja tarbida neid kursuseid. Seda saab kasutada kui tavapärast kodulehte, nii et põhimõtteliselt mingit muud keskkonda siis kursuse või koolitajale ei olegi vaja. Kuidas see töötab, on niimoodi, et me oleme selle kujunduse valmis teinud, oleme seadistanud ära kursuse funktsionaalsuse, e-poe funktsionaalsuse siia ja kodulehe siis sellise malli saaja ülesandeks jääb ainult siis kodulehe sisu muuta. Ehk ta vajutab muuda lehte, muudab pildid ära, muudab tekstid ära, muudab nupud ära, muudab selle sektsioonid ära, jätab alles, mis ta tahab jätta ja kustutab need osad ära, mida ta ei soovi jätta, asendab neid oma piltidega ja ongi tal valmis see veebileht. Samamoodi ta saab valida, et kas ta jääb nende sisulehtede peale või loob endale uue sisulehe siia juurde või siis kustutab hoopistükkis mõned lehed ära. Kuna WordPress on piiramatute võimalustega, siis see on platvorm, mida saab edasi arendada praktiliselt igal moel. Ja ma näitan siit seestpoolt ka, milline see kursuse platvorm valmis näeb, et siin on siis üks võimekamad WordPressi pluginaid Lööndash, millega saab siis neid kursuseid müüa ja ka inimesed saavad seda tarbida. Siin on olemas erinevad funktsionaalsused, nagu näiteks saad kursuseid sisestada, saad teha küsimustikke, saad jagada automaatselt sertifikaate välja. Lööndash on üks kõige populaarsemaid pluginaid üldse, mille peale siis seda e-kursust ehitatakse tavaliselt ja kui tavaliselt on selle hind siis 199 eurot aastas, siis sa võid teha ka selliselt, et sa pakud oma kliendile, koolitajale näiteks,
valmis platvormi, mida sa valmis teed. Ta saab ise muuta siin sisu ära või siis soovi korral ka tellida sinu käest teenus, et sina muudaksid selle sisu ära, aga ta saab osta selle lahenduse ja kui tema ise otse maksaks, ostes seda pluginat 199 eurot aastas ja kui sina võtad näiteks agentuuri litsentsi, väga paljudel WordPressi pluginatel on olemas selline unlimited variant ka, kus sa saadki kasutada seda funktsionaalsust nii paljudel veebilehtedel, kui vähegi soovi on. Sa saaksid müüa näiteks seda haldustasu, näiteks, et sa võtad ka haldustasu selle lehe eest, aga et võtadki näiteks 50 eurot aastas või midagi sellist. Et neid kombinatsioone, kuidas sa siin raha saad teenida, selliste valmis tulemuste näol on tegelikult väga erinevaid. Kõik sõltub siis läbirääkimistest. Ja kuidas sa sellist malli kasutada saad, on väga lihtne. Kõigepealt sa pead siis minema oma töölauale, WordPressi töölauale, paigaldama endale sellise plugina nagu All-in-One WP Migration, siit võtad siis ekspordid selle saidi välja faili näol, nüüd ta teeb selle, see võtab natukene aega, kuni ta selle lõpuks siin faili välja ekspordib, lähed oma, siis kas oma või oma kliendi siis keskkonda, logid sisse, klient annab sulle ligipääsu, see võib olla siis veebimajutus, see võib olla Zone, see võib olla ükskõik, kus tal veebileht on majutatud, teed sinna alamdomeeni, ja paigaldad sinna tühja WordPressi ja siit omakorda, kui sa lehele sisse logid, kasutades täpselt samamoodi seda, nüüd saab siis downloadida, selle alla laadida, kasutad täpselt samamoodi seda All-in-One WP Migrationit, aga mitte ei ekspordi, vaid siis nüüd impordid. Nii et täpselt samamoodi impordi, import form, file ja siit siis võtad selle viimase faili, mis on sul alla laetud või praegu veel laeb. Ja saadki täiesti tühjale WordPressile valmis lahenduse, kus sa saad siis põhimõtteliselt kohandada seda kas kliendile või anda üle see nii kliendile, et klient saab ise seda kohandada ja müüa selliseid valmis lahendusi. Ja kui ma tegin töötoa ja rääkisime sellest võimalusest, siis ma küsisin lihtsalt huvi pärast, et mis te arvate, kes oleks kui palju nõus maksma? Seal samas töötoas osales ka 2 koolitajat, kes just endale sellist lahendust otsivad ja mõlemad pakkusid, et nad oleks nõus maksma sellise valmis lahenduse eest 500 eurot. Nagu sa nägid, siis minu jaoks tähendas see praegu ainult import-eksport lahendust. Natukene loomulikult sa pead kohandama, vaeva nägema, et ikka kõik nagu ilusti üles laeks ja alla laeks, et seal võib tulla ka mingeid väikseid tehnilisi viperusi, aga põhimõtteliselt on see tehtav, ma arvan, paari tunniga ja sellisel viisil on sul võimalik teenida 500 eurot ja pakkudes näiteks ka lehehaldust soodsamalt, et see sama LearnDashi plugin, mis muidu otse kliendile maksaks 200 eurot, aga läbi sinu saab ta näiteks selle 50 euroga, on sul võimalik veel lisaraha siis teenida. Aga oletame, et sa tahad ehitada veebiärisid. Sest et alati ei pea ju teistele teenust pakkuma. Sa võid ju teha ka iseendale erinevaid veebiärisid. Üks variant on veel luua e-poode, aga e-poode selliselt, et sa ei ladusta kaupa enda juures ega tarni ise, vaid teed nii-öelda seda dropshippingut, ehk siis lased tootjal otse saata tellijale. Selleks on olemas siis erinevaid platvormi, kui sa guugeldad lihtsalt dropshipping sellise märksõnaga, siis tuleb igasuguseid põnevaid materjale, mida saad edasi uurida, aga sisuliselt on see nii, et kaup läheb otse tootja poolt siis tellijale. Ja miks ja millal tasub mõelda sellise dropshippingu lahenduse peale? Just nimelt siis, kui sulle meeldib e-kaubandus ja sa oskad mõelda ka kasutaja vaatenurgast ja teha siis selliseid ägedaid e-poe lahendusi, mida võib-olla sinu konkurendid ei kasuta. Näiteks hiljuti ma nägin sellist tööriista, mis teeb siis iga toote pildi, paneb modellile, nii-öelda modelliga kokku ja lisaks veel ka teeb siis video sellest, et kui ma laen siia üles pildi, näiteks võib-olla sul on kõrvarõngad ja kui sa laed üles kõrvarõngaste pildi, siis võib-olla konkurentidel ei ole sellist ägedat asja, aga sina saad siis kasutada seda juba modelli peal. Et siit saad siis valida sobiva modelli endale, võtame näiteks tema siit praegu ja valime, et genereeri nendest kõrvarõngatest koos modelliga pilt. Siin on mul juba paar näidet tehtud. Põhimõtteliselt, kui ta nüüd selle pildi on valmis teinud, see võtab natukene aega, saad selle alla laadida ja oma e-poodi panna ja võid teha ka video juurde. Selliselt on selline visuaalne näide, kuidas e-poes teha võib-olla paremini kui konkurendid ja läbi selle siis enda käivet kasvatada. Seal on väga palju muid võimalusi, kuidas e-poodi paremini teha, kui olemasolevad lahendused on. Näiteks lisada e-poe siis kassalehele selline asi nagu order pump, kus teed lisamüüki või näiteks seadistad ära
meiliturundusprogrammis hüljatud ostukorvi automaatika, kus siis näiteks iga kord peale ostmise lõpetamist või katkemist tuleb inimesele kiri ja tuleb mitu korda seda kiri. Ehk siis kasutada selliseid erinevaid turundusvõtteid, mis aitavad sinu e-poodi siis käivet kasvatada. Nüüd on see pilt ka siin valmis ja on näha, et seesama kõrvarõngas on siin ilusti modelli juures, et kui ma võtan selle pildi, ma saan seda natukene veel siin kohandada, aga põhimõtteliselt ma saan selle alla laadida kas PNG või JPG formaadis ja kasutada seda juba oma e-poes ja läbi selle tegelikult saada võib-olla ka konkurentsi eelist. Nii et kui sulle meeldib e-kaubandus, siis miks mitte otsida lahedaid tooteid. Tänu WordPressi oskusele on sul võimalik praktiliselt piiramatult seda e-poodi ehitada sellise funktsionaalsusega, nagu sa soovid, sest tohutult palju on erinevaid valmis lahendusi, ägedaid tööriistu, millega saad siis teha selle e-poe konkurentsist paremaks. Üks variant, millega raha teenitakse, on veel affiliate ja partnerite ärisid toetavad veebilehed. Sinu ülesandeks jääb siis ainult hea sisu loomine, mis tõmbab ligi liiklust ja see liiklus on siis inimesed, kes vastavad sinu partneri sihtrühmale, et teil on ühised sihtrühmad, keda sa nii-öelda oma sisuga ligi tõmbad ja läbi selle sisu sa tutvustad ka teiste ettevõtjate tooteid ja läbi selle teenid siis ka vahendustasu. Seda nimetatakse siis affiliate'iks ja siin on ka väga palju erinevaid võimalusi. Üks äge mõte on ka rentida oma veebileht erinevatele valdkondadele. Oletame, et Tallinnas või üle Eesti vajatakse aeg-ajalt toruluksõppasid. Toruluksõppad ei ole tavaliselt eriti veebi inimesed ja nendel ei ole võib-olla kodulehte, vaevalt leiad kuskilt mingi numbri Facebooki gruppidest ja nii edasi. Miks mitte luua siis eraldi veebileht, mis vahendabki toruluksõppade teenust? Kui sa tead SEO põhimõtteid, ehk siis seda, kuidas Google otsingumootorites esile jõuda ja kui inimesed hakkavad otsima internetist toruluksõpp Tartus, toruluksõpp Raplas, toruluksõpp Tallinnas ja nii edasi, siis sinu veebilehelt võivad nad hõlpsasti leida need kontaktid, aga mitte ainult kontaktid, vaid ka juba broneerida mugavalt läbi veebilahenduse endale teenindus. Ja sina saad rentida neid sektsioone välja erinevatele toruluksõppadele, näiteks Tartus asuvale, Tallinnas asuvale ja kellegile veel. Et kindlasti see teeb ka toruluksõppa enda elu palju-palju lihtsamaks, sellepärast, et ta ei pea enam õhtuti vastama hinnapäringutele, vaatama oma e-maili postkasti, olema mures selle eest, et kas nüüd keegi kuskil midagi üldse broneerib, vaid ta teab, et tal on kalender, mida ta vaatab ja näeb, et seal on broneeringud, seal on asukoht, seal on kirjeldus, kuhu ta minema peab ja kõik on muutunud ka tema jaoks lihtsamaks ja automaatsemaks. Mis sa arvad, kui palju toruluksõpp on valmis maksma sellise lahenduse eest, et ta tuleb otsingutes välja, tal on mugav broneeringusüsteem ja ta ei pea enam vastama klientide tüütutele kirjadele ja samamoodi ta ei pea enam tööajal ka kõnesid nii palju vastu võtma. Ma arvan ise, et ikkagi 100 eurosid, sest et tema jaoks ju võrdne ka, kui palju ta kuus üldse siis oma teenusega teenib. Nii et kokkuvõttes, kui sa teed sellise lehe, mis ongi mõeldud siis renditeenuseks teistele ettevõtjatele, siis kui sul on 10 erinevat rentijat, siis sa võid teenida päris korraliku passiivse sissetuleku. Sinu ülesandeks on siis hoida ainult seda veebilehte üleval, hoolitseda selle eest, et kõik broneeringud toimiks ja kui juhuslikult Tallinna toruluksõpp ütleb, et ma ei taha enam seda pinda siin rentida sinule veebilehel, siis sa lihtsalt leiad kellegi teise, kes tuleks seda tegema. Üks asi, millest paljudel ettevõtjatel on puudu, kes tegelevad siis kas coachinguga, võib-olla ilusalongide omanikud, teenusepakkujad, samamoodi spordiklubid, huviringid, mugav broneerimise süsteem ja WordPressil on väga palju erinevaid valmislahendusi, mida sina lihtsalt integreerid, paigaldad ja seadistad siis kodulehega. Sa võid minna wordpress.org ja seal on siis extendalt leiad sellise koha nagu plugins, see on siis funktsionaalsus põhimõtteliselt. Ja kui sa siia otsingusse paned booking näiteks, siis tuleb välja väga palju erinevaid variante. Muidugi sõltub nüüd, millised tingimused selle bookingu süsteemiga peaks olema, kas ta on ruumide rent, kas ta on teenuste pakkumine, kas ta on mingi muu lahendus, kas seal on mitu teenindajat, kas seal on üks lahendus. Aga üks hästi võimekas plugin LatePoint, mida soovitan kasutama hakata ja meil on ka WordPressi õpiprogrammis, mis on see 6-kuuline õpiprogramm, on kõikidele siis osalejatele kingituseks eluaegne litsents ühele lehele selle LatePoint plugina jaoks. Ja see põhimõtteliselt toimib nii, et oletame, et tegu on siis ilusalongiga, klient saab minna mugavalt selle kodulehe
kodulehele ja see kodulehe bookingu süsteem näeb täpselt välja selline, nagu koduleht ise näeb, ehk siis sa saad kohandada seda stiili poolest ja kõikide muude asjade poolest täpselt sarnaseks, nagu kodulehe visuaal on, teha selle eestikeelseks. Nüüd ta valib siit teenindaja, valib endale sobiva kuupäeva, valib kellaaja, loob endale kas konto või logib sisse olemasoleva kontoga ja saabki selle broneeringu siis ära teha. Saab valida ka maksesüsteemi, kas ta maksab pärast, maksab ta kohe. Siin saab ühendada kas krediitkaardi, aga saab ühendada ka tavapärased Eesti makselingid, nii et kohe toimub ka maksmine. Ja pärast seda siis nii kodulehe haldaja, ehk siis see teenusepakkuja, temal on siis mugav selline keskkond enda kodulehe sees, kus ta näeb neid broneeringuid, näeb kohtumisi, näeb erinevaid tellimusi, näeb makselahendusi, saab luua ka automaatseid teavitusi klientidele nii SMS-i, nii WhatsAppi, nii e-maili teel, kui ka saab automaatselt ühendada enda Google'i kalendri, et ta mobiilis näiteks või kus iganes ta siis viibib, näeb kohe, kui uus broneering sisse tuli. Hästi mugav selline halduskeskkond, mis on väga võimekas ja erinevate variantidega. Samamoodi saab see klient, kes tegi endale selle broneeringu, minna mugavalt sellesse keskkonda sisse, talle tuleb meili peale link, ta saab logida sealt lingi kaudu uuesti sisse ja soovi korral siis kas tühistada, muuta või võtta veel uusi tellimusi. Nii et sellised broneeringusüsteemid on siis sellel LatePointil näiteks olemas ja WordPressi õpiprogrammis anname siis tasuta ühele kodulehele eluaegse litsentsi. Ja siin võib vaadata ka neid iga kord, kui siis mingisugust seda uut täislahendust vaatama hakata, on hea vaadata, millised on need funktsionaalsused siin selles pluginas. Et siin saad luua erinevaid custom fields, ehk siis saad panna mitu küsimust inimesele, täpselt nii, et oleks kõik vajalik info sul olemas, kui inimene broneerimas on. Saad luua ka Google aadressi, et ta teeb siis, täidab automaatselt vastavalt asukohale kliendi aadressi juba ära. Saad luua erinevaid siis dashboardisid nii agentidele ehk siis teenusepakkujatele kui ka selliseid kohandatud keskkondasid kliendi jaoks. Saad sünkida Google'i kalendriga, kui tegemist on virtuaalsete kohtumistega, saad ühendada Zoomiga, saad ühendada Google Meetiga, saad seadistada SMS notificationi, saad meiliturunduse seadistada, saad ka isegi chattida reaalajas klientidega ja saad saata loomulikult ka erinevaid teavitusi, et inimene ei unustaks siis seda broneeringut ära. Siis on ka erinevad webhooksid, mis annab veel rohkem võimalust erinevate automaatikate loomiseks, näiteks läbi Zapieri või make.com'i. Saad luua sooduskuponge, saad luua töövooge ja automatsioone, et kogu broneeringu tegevus oleks täis automatiseeritud, et sa ei pea ise mitte midagi tegema, vaid tõesti kõik sammud on nagu ette juba määratud. Saad valida erinevaid aegu, erinevaid asukohti, erinevaid teenuseid, saad teha ka grupibroneeringuid, kui on näiteks mitu inimest peavad osalema selle teenuse pakkumisel, saad pakkuda erinevaid makselahendusi, notificationeid ja saad saata ka automaatselt arveid kliendile ja kliendid saavad ka taotleda siis tagasimakseid. Nii et väga võimekas plugin WordPressi õpiprogrammis osalejatele 9 aastaks ühele lehele, mitte 9 aastaks, ühele lehele eluaegne litsents tasuta. See ongi selle WordPressi õpiprogrammi võlu, et me jagame tööriistu, mille hind muidu juba üksi maksaks siis näiteks siin on ju starter on 79 eurot aastas ühele lehele või kui tahad rohkem, siis on juba 149 eurot aastas. Aga WordPressi õpiprogrammis saad siis selle plugina endale tasuta. Kellele sellest WordPressi oskusest kasu on? Sellest on kasu tegelikult ettevõtjatele, kes siis ka ise endale veebilehte loomas on. Sest see, kui sa oskad ise oma veebilehte hallata, siis on suurepärane kiirendus sinu ärile. Sa ei pea ootama kellegi teise tagant, vaid kõik ideed ja ärilahendused, ideed, mis iganes sa kuuled oma klientide käest, soovid, mida nad tahaksid, saad sa kohe realiseerida, rakendada, sest sa oskad ise oma veebilehte hallata. Aga ka ettevõtjatele, kui sa juba oled tegutsev, aga sa soovid siis lisatulu ja soovid võib-olla sellist asukohavaba äri, et meil on õpiprogrammis, WordPressi õpiprogrammis on mitmeid inimesi, kes on ettevõtjad, pakuvad näiteks samal ajal kas virtuaalassistendi teenust ja lisaks siis on ka WordPressi ära õppinud, oskavad kodulehti teha, oskavad kodulehti hallata või ka nii-öelda füüsilise asukohaga juuksurid, kes iganes on siis sellise füüsilise töö peal ja tunnevad, et just õhtut ja mõnus arvuti taga olla ja istuda ja nokitseda ja teha midagi niimoodi omaette.
nii et kui sa oled juba ettevõtja, siis see oskus kulub väga marjaks ära, sa saad kasvatada oma klientide arvu, sa saad nii-öelda tasakaalustada oma teenuseid, et kui ühest kohast sul raha ei tule, siis teisest kohast ikka tuleb ja WordPressi oskusega on kogu maailm sinu jaoks valla. See sobib imeliselt hästi vabakutselistele, sest eriti Eestis on see tavapärane, et ühelt vabakutseliselt oodatakse, et oskaks väga paljusid erinevaid asju. Meil ei ole ettevõtteid, suuri ettevõtteid, kes saaks endale agentuure palgata, vaid pigem otsitaksegi selliseid multifunktsionaalsete oskustega ühe mehe tegijaid, kes siis tõesti vabakutselisena tulevad sulle appi. Ja jällegi, kui sa mõtled selle peale, kui paljud veebilehed on tehtud WordPressiga, siis see tööpõld on tegelikult väga suur ja lai. See sobib ka algajatele, kui sul pole veel WordPressi kogemust ja sa oled valmis õppima uusi oskusi. Et see WordPress võib tunduda hirmutav, aga tegelikult tänu AI-le ja tehisintellektile on muutunud kõik tehniline pool ka imelihtsaks. WordPress on oskus, mille järele on nõudlust, sest tuhanded ettevõtted vajavad abi oma WordPressi veebilehtedega. Üks võimalus kiiresti klientide leidmiseks on näiteks teenuse Ampsud turg, mis on loodud spetsiaalselt WordPressi õpiprogrammis osalejatele. Teenuse Ampsude turg on imehea võimalus leida endale kliente võimalikult kiiresti. Sa ei pea õppima ära tervet WordPressi, et pakkuda täislahendusi täis kodulehtede või e-poodide tegemist, sest tõesti see võtab aega, et kogu see maailm selgeks saada. Aga sa võid keskenduda ja valida välja mingi konkreetse lahenduse, mida sa soovid ettevõtjatele pakkuda. Selleks võib olla näiteks e-poe seadistamine, mingi tõlkefunktsionaalsuse lisamine, küpsiste plugina seadistamine, SEO kontroll, broneeringusüsteemi seadistamine. Kuna WordPress on nagu pusle, ta koosneb erinevatest pusletükkidest, siis sa saad teha ühte asja ka järk-järgult, ehk siis järjest erinevaid funktsionaalsusi veebilehele juurde lisades. Kui sa võtad ühe konkreetse teenuse, sa saad selle teha endale selgeks, enda jaoks protsessi hästi mugavaks ja lihtsaks, automatiseerida ära ka kliendiga suhtlus, et see oleks võimalikult mugav ja lihtne ka kliendiga ja panna selle kuulutuse siia teenuse Ampsude turul ülesse. Klient saab sinuga ühendust võtta, kuna protsess on läbimõeldud ja konkreetne, siis saabki selle tegevuse ära teha ja tihtipeale, kui inimesele meeldib juba sinu esimene kontakt, siis tavaliselt ettevõtjad soovivad ka jätkata. Nii et need inimesed, kes on meil siin WordPressi õpiprogrammis osalemas, on öelnud, et teenuse Ampsude turu kaudu tulnud tellimused on tihti viinud ka suurtele ja väga mahukatele projektidele koostöödele edasi. Aga kuidas siis alustada? Esmalt sa võiksid panna kirja oma olemasolevad ressursid, kaardistada oma kogemused, oskused, kontaktid. Kontaktid, võib-olla sul on ettevõtjaid tutvusringkonnas ja sa vaatad nende veebilehti ja sa näed, et siin on asju, mida saaksid paremaks teha. Võib-olla sul on kogemused, võib-olla oled töötanud näiteks meditsiinivaldkonnas, siis miks mitte võttagi ette meditsiinivaldkonna ettevõtjad, vaadata nende veebilahendusi ja mõelda, kuidas asju paremaks teha. Aga äkki sul on oskused, võib-olla sa oskad hispaania keelt, võib-olla oskad hiina keelt, võib-olla oskad kujundada, siis ka need oskused on ressurss, mida saad koheselt rakendada WordPressi maailmas. Näiteks kui sa oskad hiina keeles rääkida, siis sa võid võtta endale Hiina turu ja hakata neile pakkuma Euroopa stiilis näiteks veebilehti, mis võib olla väga atraktiivne pakkumine nende jaoks, sest et nendel on oma maitse ja neil on just vaja võib-olla kedagi eurooplast, kes kujundaks neile mingit pakkumiste lehti. Igal juhul selle olemasolevate ressurssidega võta kohe rahulikult üks mõnus õhtu endale, paber, pastakas ligi ja hakka järjest kirja panema kõike, mis sulle vähegi elus meenub, mis võiks vähegi olla sinu ressurss. Nüüd, kui sa oled selle paberi suure nimekirjaga ära täitnud, siis sa võid teha ChatGPT-ga pildi sellest paberist. ChatGPT genereerib sellest pildist teksti iseendale ja nüüd sa saad ChatGPT-le anda käskluse, et vaata minu olemasolevaid ressursse ja kui ma õpiksin ära siin veel WordPressi oskuse, siis milliseid kombinatsioone, milliseid teenuseid, milliseid tooteid ma sinu meelest võiksin luua, mis aitaks mul raha teenida. Ja see on hämmastav, milliseid pakkumisi sa võid ChatGPT käest saada. Nüüd, kui mõni nendest pakkumistest tundub sulle kohe atraktiivne ära teha, siis see ongi koht, kus sa võtad selle oskuse, selle tegevuse ette, õpid selle ära, selle konkreetse niši tegevuse ja alustad levitamist. Kui sa oled osa WordPressi õpiprogrammist veebikoolis, siis sa saad kasutada sellist turgu nagu teenuseampsud.ee, aga globaalselt on ka erinevaid freelancerite platvorme, näiteks nagu Upwork või freelancers.com või fiverr.com, kuhu sa saad oma teenuse ampsu juba üles panna. Ja seejärel jääb ainult üle skaleerida ja automatiseerida, sest et eesmärk on, et sa
keskendudes ühele tegevusele, teed seda ju järjest kiiremini. Võib-olla alguses võtab see sul aega mõni tund ja mida rohkem seda teed, seda vähem see aega lõpuks võtab, võib-olla lõpuks võtab see aega sul ainult 20 minutit. Kui sa hinnastad seda väärtuse põhiselt, mitte tunnipõhiselt, siis see ongi see, et ühel hetkel sa võid teenida 20 minutiga võib-olla 100 eurosid, sest sa oled lihtsalt õppinud selgeks ühe kitsa oskuse ja oled seda harjutanud piisavalt, et oskad seda teha väga kiiresti ja une pealt. Tahan sulle tutvustada seda õpiprogrammi ka lähemalt. Meil on siis veebikoolis algamas õpiprogramm Õpi tegema veebilehti ja paku teenust ka teistele. Nüüd see aasta eriti oleme kombineerimas siia ka AI-d, sest tehisintellekt on väga palju protsesse tegelikult muutunud. Aga mida see siis sisaldab? Esiteks, iga nädal on grupikõned. Grupikõned on siis regulaarsed kohtumised, kus sa saad küsida, arutada ja õppida teiste kogemusest. Kuna WordPressi maailm on väga suur ja lai, seda ei saa üks inimene ära õppida ja kõike teada. Siis on imeline, kui sul on mitu inimest pundis, kellega saad arutada, leida uusi ägedaid tööriistu ja igaüks saab jagada oma kogemust sellest WordPressi maailmast. Lisaks on nende grupikõnede sees ka tehnilised küsimuste õhtud, kus sa saadki tulla oma tehnilise probleemiga ja meil on abiks Eestis üks parimaid WordPressi tegijaid, kes oskab vastata praktiliselt kõikidele küsimustele, tunneb väga palju erinevaid tööriistu ja kindlasti aitab sul leida häid lahendusi. See annab sulle kindlustunde ka, et kui sa võtad endale kliendi, siis sa saad kliendile hakata kvaliteetset teenust pakkuma, sest sa tead, et alati on koht, kus sa saad abi küsida meie käest siis WordPressi õpiprogrammis. Ja teised kokkusaamised on orienteeritud siis nii ettevõtlusele kui ka tagasisidele, mis on tehtud siis kodutööde näol. Kuna enamus materjali on ette salvestatud ja lisanduvad sulle ka juurde selle õpiprogrammi jooksul, siis on sul paindlik võimalus seda materjali vaadata. Sa võid teha seda kas õhtul, hommikul, millal iganes sulle sobib. Grupikõned on need, kus me räägime erinevatest fookusteemadest, näitame, kus need materjalid asuvad, soovitame, milliseid samme teha. Nii et ükskõik, kas sa tahad siis samm-sammult iga kuu liikuda edasi, nii nagu meie programmi kava ette näeb, või sa soovid omas tempos oma asjadega edasi liikuda. Vahet ei ole, aga sa saad ligipääsu väga paljudele materjalidele, mida saad siis iseseisvalt õppida just siis, kui sulle sobib. Me moodustame ka minitiimid, et oleks siis väiksem grupp, kus sa saad julgelt küsida, arutleda ja rohkem siis ka motivatsiooni, et asjadega edasi liikuda. Lisaks vinged tööriistad. Anname sulle kasutusele terve hunniku erinevaid pro-litsentse, pluginaid, mis on siis nii-öelda premium pluginad, mida sa ei pea ise ostma. Kokkuvõttes nende premium pluginate väärtus juba kokku on ligi 3000 eurot. Aga sina saad siis neid kasutada nii enda lehel, võib-olla sa teed mitu lehte endale, kui ka mõnel oma kliendi lehel. Ja pluginaid on lihtne installida, selle jaoks on olemas eraldi kursus, saad neid kasutusele võtta järjest siis, kui sul vaja läheb. Ja nende enamus pluginate kohta on siis eluaegsed litsentsid. Nii et 6 kuud koos tegutsemist annab sulle täielikult uue oskuse, millega saad siis edaspidi asukoha pealt raha teenida. WordPressi õpiprogrammis me räägime väga palju ka tehisintellektist ja erinevatest AI pluginatest, mis aitavad sul töö efektiivsemalt ja kiiresti ära teha. Aga mis siis, kui sa ütled, et ma ei ole tehniline inimene? Siis WordPressi õpiprogrammis me õpetame sind samm-sammult navigeerima kogu digimaailmas. See saab sulle palju selgemaks, kui sul praegu see võib-olla on. Kui sa arvad, et sa ei tea, kust kliente leida, siis WordPressi õpiprogramm ongi unikaalne ja ainulaadne just selle tõttu, et see ei ole ainult WordPressi oskuse õpetamine, vaid see on ka, kuidas leida endale kliente, kuidas teenida selle oskusega raha. Kui sa ütled, et ma ei julge pakkuda, siis WordPressi õpiprogrammis me anname sulle tööriistad ja taktikad, kuidas on lihtne läheneda potentsiaalsetele klientidele ja leida endale uusi sissetuleku võimalusi. Aga mis siis, kui sa ütled, et mul on ajapuudus? Sa saad võtta väikeste sammude haaval. Võid pühendada nädalas võib-olla 6 tundi, kui sul on võimalik, siis rohkem, ja saad kasutada ka erinevaid automatiseerimise võimalusi. Ja järjepidevus ongi see, mis tagab selle tulemuse, nii et kui sa vaikselt väikeste sammude haaval liikuma hakkad, siis aasta pärast võid sa avastada, et vau, kui suured hüpped sa tegelikult oled teinud.
kui sul on rahapuudus, siis WordPress ise on tasuta ja ta on avatud lähtekoodiga. See tähendab seda, et kõik võivad seda kasutada tasuta ja enamik vajalikke tööriistu on soodsaltel tingimustel kättesaadavad. Enamik valmis lahendusi pluginete näol maksavad kusagil alla 100 euro ja ChatGPT abil on võimalik ka ise luua erinevaid funktsionaalsusi oma veebilehele juurde. Nii et kokkuvõttes, kui sa ütled, et sul on rahapuudus, siis seesama oskus võib just anda sulle võimaluse sissetulekut kasvatada. Meie WordPressi õpiprogrammis osalejatest on väga paljud öelnud, et juba esimese paari kuuga on nad teeninud selle programmi investeeringu tagasi. Kas sa juba näed, kuidas see võiks sinu jaoks toimida? Kas sa näed, et sul on võimalik teenida lisatulu 1-2 kuu pärast? Kas sa näed, et sa võid õppida samm-sammult ja kindla toetusega, teades, et sul on toetusgrupp, kus sa saad alati küsida abi ja saad alati jagada oma mõtteid ja kuulata ka teiste inimeste kogemusi. Ja kui sa soovid, et sul päriselt 6 kuu pärast oleks portfoolio ja juba esimesed kliendid, siis see on võimalik, kui sa ühined selle WordPressi õpiprogrammiga. Ja meil on sulle ka hea pakkumine. Kui sa otsustad praegu, saad sa 250 eurot soodsamalt. Selleks kasuta sooduskoodi asukoha vaba. Kui sa tunned, et sa vajad veel, et sul on veel küsimusi, siis broneeri kõne, sest see on parim viis välja selgitada, kas see õpiprogramm võib olla sinu jaoks just parim valik praegu. Aga üldiselt sa ei pea millegi pärast muretsema, sest programmile kehtib ka 30-päevane raha tagasi garantii, et kui sa tunned, et see ei ole sinu jaoks, siis võid iga kell sellest programmist ka loobuda. Aga WordPressi õpiprogramm annab sulle nii WordPressi kui ka tehisintellekti oskuse, mis on uus võimalus turul luua siis asukohavaba sissetulekut. Ja koos õppidest ja tegutsedes arened sa mitu korda kiiremini, võrreldes sellega, kui sa üksinda YouTube'is õpiksid. Ja sa ei pea kõike ise välja mõtlema, saad õppida ja rakendada seda, mida me seal programmis sulle õpetame. WordPressi õpiprogrammiga saad sa tutvuda veebikool.ee lehel. Kui sa lähed õpiprogrammid, valid siit WordPressi õpiprogramm, siis siin on tutvustav video, siit sa saad vaadata programmi kava, saad teha siis ka meiega esimese tutvumiskõne 15 minuti, kus me aitame välja selgitada, kas see programm võib olla sinu jaoks parim. Võid lugeda ka teiste osalejate tagasisidet, vaadata, mis võimalused siin on ja tutvuda ka nende tööriistadega, mis WordPressi õpiprogrammi osalejad saavad, aga neid tööriistu tegelikult lisandub ka siin aja jooksul järjest juurde. Ja kui sa soovid osaleda, siis vajutagi osale programmis, vali siit, kas oled eraisik, eraisikuna on võimalik tasuda ka järelmaksuga, ka ettevõttena on võimalik tasuda järelmaksuga. Ja kui sa jõuad kassalehele, siis sisesta kupong asukoha vaba ja saad 250 eurot soodsamalt. Siit saad valida, kas soovid maksta hiljem, siis 2/3 osas või soovid järelmaksu. Esita tellimus ja oledki programmis sees. Sa saad kohe ligipääsu erinevatele õpikursustele, kus sa leiad mitmeid erinevaid õpijampsusid. Õpijampsud koosnevad tavaliselt 10-minutilistest õpijampsudest ja sa saad juba hakata õppima, tegutsema vastavalt sellele, mis tasemel sa oled. Me soovitame alustada sellest WordPressi baaskoolitusest, aga võib-olla sa soovid ka kohe minna näiteks copywritingut, SEOd vaatama, et kõik on vaba voli. Sinu jaoks on 6 kuu vältel õpiprogrammi ajal, aga ka pärast õpiprogrammi lõppu aasta aega kõik need materjalid saadaval. Ja siia lisanduvad juurde veel erinevad koolitused, mis on seotud WordPressiga ja ettevõtlusega. Lisaks on meil ka jätkugrupp, et kui see 6 kuud läbi saab, siis sa ei pea jääma oma ette, vaid saad osaleda jätkugrupis, mille hind jääb alla 50 euro ja sa saad alati ligipääsu nendele uutele värsketele materjalidele ja saad osaleda endiselt küsimuste-vastuste grupikõnedes. Nüüd selleks, et sa saaksid proovida, millised need kursused siis siin välja näevad, on mul sulle pakkumine. Sa saad võtta endale tasuta sellise kursuse nagu kuidas WordPressi oskusega raha teenida ja siit leiad sa esimesed õpijampsud, kuidas teha AI-ga veebilehtedele raporteid, kuidas kasutada ChatGPT selleks või GenSparki, kuidas teha endale uusi veebilehe versioone ja kuidas kujundada siis veebilehte piiranguteta tehisintellekti abil. Sa leiad selle oma kursuste alt, kuidas WordPressiga raha teenida ja need videod on ka keskmiselt alla 10 minuti pikad, kõik mis siin on, aga võivad anda sulle ideid, kuidas siis läbi raportite tegemise endale klienti leida.
See ligipääs sellele kursusele, et sa saaksid seda proovida, on sulle mõeldud siis 2 päevaks. Nii et alusta kursusega ja sellest hetkest, kui sa vajutad alusta, registreerid endale ja lood konto siia veebikooli, on sul 2 päeva aega, et seda kursust läbi vaadata. Nii saad sa juba proovida ja aru saada, milline see WordPressi õpiprogramm siis välja näeb. Ja kui sul tekib huvi selle vastu, siis leiad selle info, veebikool, õpiprogrammid ja WordPressi õpiprogramm. Ootame sind väga liituma.